Tere, kena kevadet kõigile, alustame seminariga. See seminari mõte või idee on selline, nagu kõikidel asjadel on taga üks üsna pikk ajalugu ja võib-olla seda korraks tuletada meelde, et millest meil nagu juttu tuleb. Nimelt, kui 2014. aastal toimus ülikooli aulas suur avatud ruumi põhimõttel selline seminar, arutelu, kuhu võiks ülikool liikuma hakata, siis sealsete arutelude tulemusena jõudis 2015. aastal ülikooli arengukavasse selline idee, et ülikool peaks olema sellise jätkusuutlikkuse teemadel ühiskonnas eestkõneleja, eestvedaja, selle jätkusuutlikkuse mõtestaja ja sellisena vastavalt sai sõnastatud ülikooli missioon. Kui jätkusuutlikkuse teemadega või selliste transformatiivsete õpetamiste teemadega oldi ülikoolis küll juba pikemat aega tegeletud läbi sellise mida vormis ehk et jätkusuutlikkust mina õppisin ülikoolis 94. aastal juba Läänemere ülikooli nime all ja kui me vaatame neid teemasid, millega ülikoolis tegeletakse, siis jätkusuutlikkusele suunatud ja kestlikkusele suunatud teemad on meil kõik õppekavad oma sisu poolest. Siis nüüd kerkis üles küsimus, aga et on tunduvalt olulisem sellest, mida me õpetame või sellega võrdväärselt oluline on ka, kuidas me õpetame. Selle ära tajumine, selle tunnetamine viis selleni, et Larissa Jõgi kutsus siis kokku ühe uurimisrühma, et ülikooli toetada sellises üleminekus, transformatsioonis, säästva arengu hariduse nagu juurutamisel enda õppetegevustesse uuele sellisele kvalitatiivsele mudelile üleminekul ja et toetada ülikooli nende otsustusprotsesse, jälgimaks seda, kuhu me liikumas oleme, aga ka samal ajal mõtestada seda, kuhu me liikuma peaksime. Ehk et me saame juhtida muutused ainult sellisel viisil, kui me seda muutust ennast ka selgelt uurime. Igal juhul oleks olnud see väga suur raiskamine, kui me oleksime niivõrd hea võimaluse jätnud kasutamata, et ühe ülikooli transformatsiooni jätta uurimata. Ühiskonnas toimuvad muutused, Euroopa Liidus, USA-s kehtestatud rohelepped, mis viivad meie ühiskonna majandusmudelid, arengumudelid selgelt sellise ringmajandusele, uutele suundadele. Need seavad ka ülikoolidele täiesti uusi eesmärke, vajadusi. Tallinna Ülikool on sellele väga selgelt reageerinud. Väga mitmete initsiatiivide kaudu me näeme üha rohkem selliseid algatusi, kerkivaid uurimisrühmi, mis keskenduvad siis erinevates vormides õppetöö kvaliteedi muutustele, aga vast kõige olulisem muutus, mis meil on olnud, on eluprojektide käivitamine, mis on väga selgelt sellise interdistsiplinaarse ja teaduspõhisuse muutuse lipulaev meie Tallinna Ülikoolis. Aga väga palju muid muutuseid on täpselt samamoodi veel toimumas meie õppetöös. Et Larissa, võib-olla sulle kõigepealt siis sõna, et sa tutvustaks. Võib-olla ma tutvustan ka kõigepealt inimesi endid. Just, et Larissa Jõgi, meie uurimisrühma siis ütleks liider, kes on selle seltskonna kokku kutsunud, kokku hoidnud, aidanud mõtestada selle uuringu eesmärke, vahendanud neid kõnelusi rektoraadiga ka Kaibata, kes on algusest peale kaasa liitunud, kaasa rääkinud, samamoodi aidanud kaasa siis võib öelda digitehnoloogia instituudi poole pealt, Meril, Mark, jah, samamoodi kasvatusteaduste poole pealt aidanud neid tegusi hoida. Sotsiaalteaduste instituudist oli meil mitu inimest, Koidu Saia tervitused ja
Liisa Puusepp koos minuga siis loodusteaduste poole pealt ehk et Tuuli veel samamoodi Ühiskonnateaduste Instituudist ehk et me püüdsime kaasa haarata kohe algusest peale, et oleksid kõik instituudid esindatud nii uurijatena ja siis nende tulemuste kujunemisel kaasa rääkimas, et erinevad distsipliinid oleksid väga selgelt esindatud. Et selline kogu ülikooli hõlmav seltskond. Nüüd kuulajatele, et kui teil vahepeal tekib soov ja kiht kaasa rääkida, küsimusi küsida, endapoolseid mõtteid esitada, siis kõige lihtsam seda on teha nagu ikka chatis. Olete sellega ilmselt juba harjunud, et meil vestlused toimuvad kirjalikus vormis. Kui on kindel soov ja tahtmine ka suusõnaliselt esineda, siis ka selleks palun märku anda ja siis head abilised, kes meil tehniliselt seda seminari aitavad üleval hoida, võimaldavad seda teile ka teha. Aga katsume silma peal hoida, et kui vestlusesse ilmub küsimusi, mõtteid, et siis me neid tahaksime kindlasti kuulda ja kaasata siia seminarile. Nii, vist on sissejuhatavaks kõik, et Larissa, palun tutvusta siis seda mõtet ja ideed, mis me selle teemaga tahtsime saavutada. Tere minu poolt kõigile ja suur tänu liitujatele, kes tõenäoliselt tõesti tunnevad huvi selle vastu, mis siis meil on siin omavahel jagada ja ma täiendan Mihkli poolt öeldu, et uurijate lugu ja selle uurimisgrupi lugu saab kohe 5 aastat, et täitsa veider mõelda, et just kui me alles alustasime ja siin võib-olla saabki natukene kombineerida sellise statistilisi näitajaid, et kuna kogu raamat tugineb 4 kvalitatiivsele uuringule, siis meie loos on sellised faktid või sündmused on seotud siis numbritega. Esimene meie uuring sai toetust ülikooli uuringufondist novembris 2016, 2019 me uuringule panime punkti ja 2020 ilmus raamat. Ja uurimisgrupp on tõesti valdkondade ülene ehk interdistsiplinaarne, mis tegelikult ka järgib ülikooli sellist visiooni. Toetame siis ka teadustegevuses sellist interdistsiplinaarset perspektiivi teatud probleemi analüüsimiseks või teatud uuringute läbiviimiseks. Tagantjärgi targana on olnud see väga-väga tark otsus, väga tark valik, sellepärast et tundub, et selliste gruppide hoidmine, ta omakorda kõik teavad, kes raha taotlevad ja projekte teevad, et selliste gruppide hoidmine ei ole lihtne, aga me oleme suutnud koos püsida, nii et me võtame kruusteed selle terviseks ja meie enda väestamiseks, et me oleme tegelikult 5 aastat püsinud ja ees meil seisab selline suuremat laadi projekti kokkupanek. Aga millest siis see raamat räägib ja mille põhjal on siis raamat koostatud, on siis ka looga seotud, ehk siis Mihkel jutustas konteksti, aga uurimisteema ja meie endi huvi oli siis eelkõige seotud sellega, et leida selline kindel fookus ja monitoorida ülikoolis toimunud protsesside mõju, kas siis tegevuste valikutele, protsessidele või siis inimestele. Ja teame me seda, et igasugune muutus toimub ju alati kas meist tulenevalt, meie muutustest tulenevalt või siis on mingid tegurid, mis väljaspool mõjutavad ja need muutused toimuvad nagunii. Aga vähe me teame seda, mis toimub inimestega, kes on nende muutuste protsessi osalised, nende muutuste kinnistajad või nende muutuste edasiviijad. Ja valik oli siis selline, et otsustasime juhuvalimiga teha sellise
valimigrupi Tallinna Ülikooli õppejõududest. Kokku oli meil siis 48 õppejõudu. Esimesel aastal 24 õppejõudu, kes ei tegelenud elugruppidega ja teisel aastal 2018 oli siis 24 intervjuud nende õppejõududega, kes olid esimesed õppejõud Tallinna Ülikoolis, kes siis vedasid elugruppe. See protsess siis tegelikult viiski selleni, et me täna saame öelda, et olulisemad muutused ongi toimunud nende inimestega. Ja lisaks oli meil soov tegelikult lisaks ühe ülikooli tähendusmuutuse loo fikseerimisele ja analüüsile tahtsime me seda arutelu laiendada ja diskussiooni võib-olla mitmekesistada teiste ülikoolide uuringutulemustega ja siin on siis tegelikult hea öelda, et siin raamatus on esindatud praegu hetkel need ülikoolid, kus olid toimunud enne raamatu ilmumist vähemal või suuremal määral struktuurireformid, näiteks Aalto ülikool, kes liitis 3 ülikooli ja näiteks Stockholmi ülikool, kus toimusid õpetajahariduses väga suured struktuurimuutused nii õppekavade kui ka institutsionaalselt. Mida me siis teada saime? Ja, mis on nagu siin nüüd seminaril osalevad erinevate peatükkide autorid, et võib-olla igaüks toob välja nagu sellise peamise uurimistulemuse, et mis oli eesmärk ja mida nagu me saavutasime. Meil on siin nagu kokkulepitud otseselt ei ole, aga kes soovib, et tahaks avada seda arutelu? Meie Larissaga kirjutasime teise peatüki. Ja siis me olime veel koostöös Larissa ja Kaiga veel ühes peatükis, et võib-olla ma räägin natuke sellest teisest peatükist ja siis Larissa ja Kai täiendavad. Et teine peatükk keskendus just nimelt nüüd interdistsiplinaarse õppe rakendamisele Tallinna Ülikoolis. Et me uurisime elujuhtumit läbi juhtumi analüüsi siis. Ja meid huvitas see, et kuidas siis elu rakendamine Tallinna Ülikoolis on toimunud, millised on õppejõudude kogemused ja mida me võime siis sellest õppida haridusmuutuste kohta ja edukate haridusmuutuste rakendamisviiside kohta. Et me analüüsisime seda juhtumit läbi erinevate teoreetiliste raamistike, mis on rääkinud nüüd sellest, et kuidas peaks innovatsioone juhtima ja kuidas haridusmuutusi juhtima, kuidas muutuste omaksvõtt toimub ja mis mehhanismid seal taga on. Ja me nägime seda, et üks asi, mis ma võib-olla välja tooks, et mis meie intervjuudest ka läbi käis, oli see, et kui selle elu rakendamise puhul põhieesmärk oli algselt pakkuda siis üliõpilastele selline interdistsiplinaarne õppimiskogemus ja selline ühiskonnast lähtuvate probleemide lahendamise kogemus siis meeskonnas, et siis tegelikult üks selline oluline tähenduslik muutus jõudis just nimelt eluõppejõududeni. Et see käis läbi nüüd väga paljudes intervjuudes, et see muutis, ma arvan, ülikoolis üldse sellist koostöökultuuri. Õppejõud said omavahel palju rohkem suhtlema, ka teiste tegevuste raames koostööd tegema, üksteise distsipliinidest õppima. Et see oli üks selline väga tähenduslik asi. Ja loomulikult, et võib-olla üks aspekt veel, et kui me analüüsisime just nimelt siis seda muutuse rakendamise protsessi, õigemini selle protsessi esimesi faase tõenäoliselt, et see ei ole ju lõppenud, et siis me nägime, et üks asi, mis võib-olla hästi oluline seal juures oli, et oli
pakutud sellist tuge ja ruumi siis muutuse mõtestamiseks. Et see on selline, ma arvan, et koht, mida tasuks mõelda edasi. Et me ülikoolis ju, kui me mõtleme, et meie keskendusime selles peatükis nüüd eludele, siis kui me mõtleme nüüd viimast aastat ülikoolis, et kui palju on muutunud, aga et selleks, et need muutused, mida me eeldame õppejõududelt, õppijatelt, et need siis niimoodi ellu läheksid, nagu me soovime, et hästi oluline on just see muutuse omaksvõtu toetamine ja selle ruumi ja aja pakkumine, siis mõelda selgeks, et mis on selle taga, mida see tähendab minu jaoks kui õppejõud ja laiemalt ülikooli jaoks. Kai, võib-olla sina? Minu panus võib-olla selles raamatus tuli kõige lõppjärgus, sest me olime toimetajad kolmekesi ja kui ma lugesin kõik need toimetatavad artiklid läbi, siis ma nägin, et hästi paljud nagu lähenesid sellele muutusele positiivsest või oodatult positiivsest küljest. Ja kui neid artikleid nagu sisuliselt lugeda, siis seal sees oli hästi palju selliseid raskeid kohti, mis siis tõidki nagu võimaluse, et näidata, et kuidas nagu need rasked kohad on just selle muutuse käigugang ja millest need seisnevad. Ja siis selles viimases artiklis, mis me kokku panime kolmekesi, me tõimegi välja nüüd mitte ainult nagu Eesti ülikoolide kogemuse, aga ka siis teised Skandinaavia ülikoolid, kes sinna olid panustanud. Nende need raskuspunktid, mis siis muutusele ajendasid või muutusest tagasi tõmbama ajendasid. Ja me tegime sinna sellise toreda mudeli joonise ka, et raamat lõpeb joonisega, kus siis põhimõtteliselt me vaatame nagu isikute tasandil, vaatame siis kogukondade või kollektiivide tasandil, siis infrastruktuuri tasandil ja ka normide ja regulatsioonide tasandil, et mismoodi siis, mis pani osad õppejõud nagu olema selle muutuse vedurid ja osad õppejõud sellest nagu tagasi langema. Et võib-olla see lõpptulem, mis meil seal oligi see, et on sellised tagasiside lingud, mis siis näiteks üliõpilaste tagasiside meie ülikoolis on justkui suunanud seda eluprotsessi jälle tagasi sellesse vanasse ratta. Et üliõpilased ei ole väga rahul selle suure avatuse ja isejuhtimisega, mida neile nagu läbi elude võimaldatakse ja mis on väga vajalik, et jätkusuutlikku pädevust endas üldse arendada, et nad ei taha seda ja siis me oleme järjest lisanud ülikoolis juurde sinna erinevaid reegleid, norme, mis justkui loksutavad sellesse vanasse praktikasse tagasi. Et võib-olla minu enda jaoks see kõige suurem sõnum, mis sellest välja tuli, ongi see, et me ei tohi seda lasta nagu juhtuda, et me peame nagu hoidma pidevalt neid raskuspunkte ka üleval, mis siis võimaldavad üldse muutuda. Aga samas nii, et need õppejõud, kes siis hakkavad ära kukkuma, et nemad siis saaksid piisavalt tuge, et nad tahaksid muutusega kaasa tulla. Ja siis üks peatükk, õigemini 2 peatükki, 3. ja 6, kui ma praegu õigesti mäletan, on tegelikult seotud väga selge fookusega ja selle fookus on siis õppejõudude identiteet ja identiteedi selline seotus õpetamise praktikate kujunemisega. Ja ma siin tahan hästi tsiteerida Robert Barnetti, kes on Londoni ülikooli professor ja tegelikult pikaajaline kõrghariduse just ülikoolide muutuste uurija. Robert Barnett ütleb, et kõrghariduses toimuvad sellised eripärased, omapärasemad muutused võrreldes üldharidusega. Ja üks olulisem muutus, mida tegelikult vähem kuvatakse, on siis karjääri keskel olevad õppejõud, sest meil on ka algusõppejõudude või alustavate õppejõudude uuringu tulemuste
analüüs selles raamatus, aga ülejäänud peatükid tegelikult keskendusid õppejõudude identiteedi ja õpetamise praktikate analüüsidel just nende õppejõudude osas, kes on karjääri keskel, kes on selle alguse läbinud. Ja Barnett ütleb, et ülikooli õppejõud on tegelikult pidevas radikaalses ebamäärasuses, et tegelikult see tuli ka meie empiiriliste andmete analüüsi tulemustest välja, et see radikaalne ebamäärasus jätkub ka meil, mis on suhteliselt sarnane selliste tulemustega, mis on ka mujal ilmnenud. Ja radikaalne ebamäärasus tegelikult mõjutab eelkõige identiteeti, et ühtepidi on tavapärane tulemus, mis tegelikult kordub ka paljudes eelnevates uuringutes, on see, et me töötame, elame pidevalt identiteedi konfliktis, aga mitte tavapärane on tegelikult see küsimus, et meil võrreldes näiteks nii mõnegi teise professiooniga on olemas selle identiteedi lepitamise kogemus. Ja see identiteedi lepitamise kogemus siis eristabki kahte seda gruppi õppejõudusi. Need on siis õppejõud, kes ei ole eluga veel alustanud sellel ajal ja need õppejõud, kes eluga alustasid. Õppejõud, kes eluga alustasid ja eluga siis intraprofessionaalsetes meeskondades või väikestes gruppides tegutsesid. Nende andmete põhjal me ei saa öelda, et nad väga muretsevad, et neil oleks väga identiteediprobleeme, ehk siis see põhi ja jätkuv probleem, et kes ma siis olen, et kas ma olen teadlane, uurija või ma olen õpetav õppejõud. Et see lepitamise kogemus ja pidev lepitamine kahes selle rolliga on vähesel määral nähtav elu õppejõududes. Seal on näha, et seal on selgem seotus siis sellega, mida tehakse ja seal seda konflikti ei ole. Ja see on minu arvates väga huvitav uurimus ja ühtepidi näitab see seda, et meil on tegelikult, ma olen ka meie prorektor Priit Reiskale, kes on see eluprotsesside initsiatiivi eestvedaja olnud, öelnud, et tegelikult me peame olema väga uhked, sest meie ülikooli näitel me saame öelda, et meil on tegelikult väga suur variatsioon identiteete. Üks tüüp identiteete on siis tõesti selline missiooni inimesed, kes lähevad muutustega kergemini kaasa, on õppejõudusi, kes on sümfooniaorkestri dirigendid, kes ei tegelikult väga ei improviseeri ja ei lase oma orkestri liikmetel improviseerida ja need on väga tugevad ülikooli traditsioonide ja õpetamise traditsioonide kandjad. Aga meil on päris palju õppejõudusi, kes on tõesti džässiansamblite juhid, kes julgevad improviseerida, kes katsetavad. Ja vot see variatiivsus on minu meelest väga suur rikkus, mis välja tuleb, aga et me nüüd teame, et selles identiteediprotsessis me ei vaja mitte ainult professionaalse arengu tuge, vaid me vajame ka identiteedile tuge. Et siin võib-olla ma annaks Koidule, ma praegult Koidu sind ei näe, aga et Koidu siis saad jagada teie tulemusi. Koidu, kas sa oled kuuldel? Ja, tere, mina näen ja kuulen hästi. Ja minul oli rõõm siis koos professor Karmen Toorusega kirjutada artiklit või sellist peatükki, mis siis keskendus interprofessionaalse koostöö teemadele kõrghariduses ja meil oli 24 väga põnevat intervjuud ja lähenesime selliste teoreetiliste mudelite alusel, et mida siis interprofessionaalses koostöös ja interprofessionaalses hariduses tuleks vaadata ja võiks vaadata. Ja tegelikult nagu haridusmaastikul ma olen märganud ja ka sotsiaalvaldkonnas, ütleme Ühiskonnateaduste Instituudis, et see interprofessionaalne haridus ja interprofessionaalne
koostöö, et need mudelid kuidagi jõuavad vaikselt siia meie uurimisvaldkonda, et nad on pikalt olnud meditsiinilise poole ja terviseuuringutes kuidagi levinumad. Aga elu sellise mudeli või kuidas meil elu Tallinna Ülikoolis siis 2017, kui me need andmed kogusime ja analüüsisime, et kuidas see siis toimis ja sellest interprofessionaalsest vaatenurgast, et tulid välja põnevad teemad ja siin Larissast edasi minnes, et tõesti need eluga tegelevad õppejõud ja need õppejõud, kes veel ei tegele eluga ja tahaksid tegeleda, et neil on selline omamoodi valmidus, omamoodi pühendumus, otsingu soov põnevaid asju katsetada ja see paistab nende töös välja ja nende hoiakutes välja ja seeläbi tegelikult see Kirkpatricku mudel, mida me alusmudelina kasutasime analüüsil ja tõlgendamisel, tõi seda niimoodi ehedalt välja, et see, kuidas need eluõppejõud, elu tegevad õppejõud, rakendavad õppejõud tajuvad õppimisprotsesse ja õppijaid ja iseennast selles eluprotsessis, et see on väga motiveeriv ja nad teevad nii-öelda kastist välja asju, nad on valmis katsetama, nad märkavad seda, mis ühiskonnas toimub ja just need intervjuud tõid välja seda, et õppejõud ise ja ka üliõpilaste puhul nad märkavad, et väärtustatakse ja tajutakse just elu puhul väärtusena seda, et lahendatakse ühiskonnale olulisi probleeme ja nii-öelda mängitakse läbi päris elu. Sellised olukorrad, probleemilahendused, mis on tegelikult hästi ehedad, sest et ja elu võimaldab kokku tulla ja neid lahendusi koos otsida. Ja see õppimisprotsess, mis seal elus siis interprofessionaalse koostöömudeli alusel toimib, et toimubki selline kogemuste ülekanne ühest distsipliinist teise mitmesuunaliselt ja tekib selline teatud päris elu terviklik kogukonna tunnetus või see, kuidas päriselt need distsipliinid ühel hetkel hakkavad tööpraktikas koos toimima, et saadakse õppimise läbi selline väärtuslik kogemus ja käitumuslikul tasandil on just see probleemi lahenduse leidmise õppimine oluline ja mis õpetab hästi palju, et on reaalne probleem, on selline nagu mudelsituatsioon, kus on erinevad valdkonnad koos oma väärtuste, oma hoiakutega ja toimub selline teadmusloome ja tähenduste loomine, mis ongi praktikas hästi oluline. Ja tulemuseks, mis oli eluprojektide puhul õppejõud välja tõid, olid need kogukonnapõhised lahendused või sellised päris elus toimivad lahendused, mis läksid sellest õppimissituatsioonist kaugemale. Et need olid sellised väärtuslikud kogemused ja need, mis õpetasid nii nendele, kes siis seda projekti ellu viisid, kui ka nendele, kes siis seda kas kaasa elasid, õpetasid, kõrvalt vaatasid, kuidas see arenes, see lahendus, et selline päris elumudelite läbimängimine ülikooli kontekstis oli hästi väärtuslik. Aga sellise olulise tulemusena kindlasti, mis
jäi meelde ja jäi natuke kripeldama, on see, et need motiveeritud ja särasilmsed õppejõud, kes soovivad elu teha või viivad neid eluprojekte ellu või juhendavad neid, et nad ise kuidagi tunnetavad, et seda motivatsiooni või energiat, särtsu lõputult ei jätku, et oodatakse seda institutsionaalset tuge ja teatud uutes vormides märkamist, mis tegelikult samm-sammult on ka juba näha, mis tugi on juurde tekkinud, et on sellised kokkusaamise, arutelu ja mentorluse kohad, mida sellel hetkel, kui me andmeid kogusime, veel ei olnud. Aga seal kindlasti on, mida veel ära teha, et just see uudsus nagu saaks sellist kõrvaltuge ka juurde ja oleks tudengitel, kellega teha ja kelle juhendamisel neid ägedaid asju ellu viia. Ja ma võtaks ka korra siin sõna ja räägiks ka ühest peatükist, mille autorid olime mina ja Liisa Puusepp, minu toonane doktorant Toomas Trapido. Loodusteadlastena meie jaoks oli see üks väga suur arenguhüppe. Pean kõigepealt seda mainima, et me oleme Liisaga korduvalt arutanud, kui tänulikud me oleme, et meid sellesse gruppi kutsuti, et me sattusime sellesse töörühma. Tõesti, ma ei teagi, kuidas see ühe koosoleku otsusena sündis, et meile Liisaga ja Toomasega jäi sõnastada nende intervjuude esimesed küsimused ja sõna otseses mõttes me guugeldasime ja otsisime. Üks Tartu Ülikooli raamat sattus meile ette, et kuidas... See on esimene küsimus. Mis on esimesed küsimused, kuidas viia läbi intervjuu. Te õppisite kvalitatiivse analüüsi ka ära. Kvalitatiivset analüüsi hakkasime õppima kahest loodusteadlastena peamiseks infoallikaks. Meil on olnud siiamaani mikroskoop ja seadmed, mis teevad nupule vajutades piiks. Aga see oli äärmiselt huvitav ja sellise isikliku arengulugu veel või isikliku lugu rääkides, et siis purgatas mul praegust pähe, et täpselt 9 aastat tagasi juhtus mu elus üks selline sündmus, mis suunas mind tunduvalt enam keskenduma jätkusuutliku arengu küsimustele ja sündis otsus, et ma pean ökoloogia valdkonnas suunduma rohkem hariduse teemadesse. See otsus sündis siit mitte väga kaugel kesklinna sünnitusmajas. Ja seal tekkis mõte mul, et mis on minu tegevuse eesmärk, et kui ma tean ökoloogia uuringutest, kuidas on toimunud meil keskkonna areng, keskkonnas toimuvate muutuste arenguloogika on nagu arusaadav, et siis kuhu meie ühiskonnaga suundumas oleme ja mis on minu roll kui teadlane, kui õppejõud selles küsimuses. Ja seetõttu meie selliseks peatüki uurimisküsimuseks saigi pöörata tähelepanu sellele, et kuidas ülikooli õppejõud ise mõtestavad või sõnastavad enda rolli ühiskonnas, milliseid eesmärke nad võtavad aluseks oma tegevuse kujundamisel, planeerimisel. See on selles suhtes oluline küsimus, et kui mõtleme ülikoolide rahastusmudelitele või rollile ühiskonnas, siis teatud mõttes selline elevandiluutorni positsiooni võtmine on mõnes mõttes paratamatu. Et saada ennast välja lülitud võib-olla sellistest argisiblimistest ja näha võib-olla sellised natukene pikemaajalisemaid protsesse ja olla võib-olla informatsiooni mõttes natukene teises positsioonis. Siiski ühiskonnal on väga selgelt välja kujunenud ka küsimused, et miks me neid ülikoole siis üleval peame, mis on väljendunud üha teravamas olekus eelarvetes meil. Et kui me ülikoolina seame enda eesmärgiks olla ühiskonnas sellise jätkusuutlikkuse eestvedajad, siis meie seadsime küsimuseks uurida, et kuidas see peegeldub nüüd õppejõudude ja teadlaste, peamiselt õppejõudude siis igapäevases töös ja tegemistes. Ja me kasutasime 2 siis erinevat infoallikat. Üks oli siis need samad intervjuud uurijatega, kuhu me sõnastasimegi siis meie jaoks peamise küsimuse, et kuidas te lähtute või kuidas võtate arvesse
ühiskonna ees seisvaid neid väljakutseid enda töös või milliseid eesmärke te silmas peate, kui need õppetööd läbi viite. Ja me teadlikult ei nimetanud seal küsimuses jätkusuutlikku arengut, vaid et tahtsime näha, et kas inimesed, meie kolleegid nimetavad seda ka iseseisvalt ilma juhtimata tähelepanu sellele. Ja teine pool, mida me jälgisime või vaatlesime, oli kogu õppetegevust reguleeriv selline seadusandlik või dokumentatsiooni pool. Ehk et alustasime kõrghariduse standardist. Toona veel oli meil ülikoolide seadus, Tallinna Ülikooli oma seadus. Aga kuni siis õppekavade, ainekaartide, kursuseprogrammide tasandini välja. Ja me nägime, et sellise ainekaartide tasandil, õppekavade tasandil tegelikult kaob dokumentidest see jätkusuutlikkuse kui eesmärgi sõnastamine. Ehk ja ka õppejõudude poolt neid intervjueerides me näeme väga selgelt ja ka õppekavasid vaadates analüüsis me näeme, et meie õppekavad sisu poolest kõik toetavad väga hästi säästva arengu eesmärke, mis on siis sõnastatud kas Eesti strateegias, riiklikus rahvuslikus strateegias või siis ÜRO poolt sõnastatud säästva arengu strateegiates, et see sisu pool on kõik väga hästi kooskõlas, aga see, millisel viisil ja kuidas õppejõud ise mõtestavad seda, on küllaltki juhused. Et enamus õppejõududest tegelikult ei osanud nimetada, milliseid eesmärke või nad silmas peavad, kui nad üliõpilasi õpetavad, et see ühiskonnaga sidustatus on suhteliselt nõrk. Siin üks küsimus on ekraanil ka juba, et kas seda uuringut on mõtestatud läbi vilistlaste, et siis see on üks koht, kus vilistlaste välja tõid õppejõud, et kui vilistlased saavad heale palgale, et siis on õppejõud enda eesmärgi täitnud ehk et see eesmärgi seadistamine pigem ikkagi olemasoleva praeguse tööjõuturu vajaduse rahuldamise jaoks ja ei võeta sellist pikemaajalise ühiskonda eestvedava juhtpositsiooni enda tegevustes. Ja see põhjustes või et mida me võiksime siis sellest ülikooli jaoks järeldada, et see läheb kokku nende tulemustega, mille Meril juba ka nimetas, ehk et see, mis eluprojektide käivitamisega juhtus, oli see, et meil hakkasid toimuma sellised seminarid 2 korda aastas, kus siis elujuhendajad saavad omavahel kokku ja arutavad selle üle, mida nad teevad, et meie õppejõududel puudub selline koht ja aeg või selline võimalus, struktuur, et kus selliste oluliste teemade üle üldse arutleda, et miks me teeme seda, mida me teeme ja kuidas me saaksime seda teha nagu paremini, pidades silmas siis tuleviku eesmärke. Et sellise transformatiivse õppe või transformatsiooni läbiviimise seisukohast just see omavaheline arutelu selles osas, et kuhu me liikuda tahame, mida me saavutada tahame, on ilmselt sellise võtmeküsimusena, mis võiks olla siis üks õppetund ülikoolile, et selliseid juhtumeid, kus õppejõud saavad lihtsalt kokku ja saavad arutada omavahel asju, neid peaks olema rohkem. Et eluprojektide juhendajate seas on kindlasti see positiivne efekt sellisena jälgitav. Mihkel, kuule, ma tahaks tegelikult seda kommenteerida, et kui sa alustasid sellest, et ülikool tahtis teha muutuse jätkusuutlikkuse suunas, siis kui me vaatame elu eesmärkide ja ka elu ainekaardi sisse, siis ka seal ju seda jätkusuutlikkust mitte kusagil ei mainita. Ja ta on tegelikult sees läbi nende koostöisuse, läbi teaduspõhise interdistsiplinaarsuse ja avatuse. Et me oleme tahtnud, et elud oleksid sellised, et ka üliõpilased neid juhiksid või et õppejõud nihutaks selle vastutuse projekti juhtimise käigus rohkem üliõpilastele, et see ei oleks nii, et igaüks tuleb,
Aga mida üliõpilased ootavad? Üliõpilased ei taha seda avatust. Nad tahavadki, et kõik oleks väga ära struktureeritud. Õppejõud kui projekti juht tuleb, teab, juhib. Mina teen oma väikse tüki ja läbi selle tegelikult ei kujune mingeid jätkusuutlikkuses vajalikke pädevusi, kus me peame tundmatus olukorras vette hüppama, olema valmis ise leidma teestrateegiat. Siin me läheme nagu vastuollu, et me tahame jätkusuutlikkust õpetada, aga samas võib-olla hakkame seda ise pidurdama, et me loome sellise hästi mugava tööviikulaadse struktuuri, kus üliõpilane täidab lihtsalt oma väikse jupi ära, saab oma hinde kätte ja nad ei ole rahul sellega. Et kui me vaatame väga paljud üliõpilased tulid eludesse suure ootusega, meie muudame, teeme midagi ja siis nad lähevad välja, me ei saanud seda teha. Me ei jõudnud selle muutuseni ja mõned arvavad, et süüdi on õppejõud. Ta ei juhtinud meid piisavalt. Aga võib-olla on see mõtteviis, eks ole, et kui me seda mõtteviisi ei oleks neile natuke rohkem kommunikeerinud, et see eesmärk ei olegi tegelikult see projekt. Eesmärk on see, et sa ise muutud, et sa koged seda tundmatust, kus sa pead leidma ise tee. Ja, ma arvan, et nii õppejõududena, selle elu koordinaatoritena, kogu selle protsessi käigus on tegelikult see arusaamine, see mõistmine sellest elu olemusest on nii fantastiliselt ägedalt muutunud, et kust kohast me alustasime, kuhu me välja oleme jõudnud selle asjaga, et see muutus ei saagi toimuda ühe hooga, et me ühel hetkel otsustame, et nüüd me hakkame tunduvalt enam säästva arengu hariduse võtmes õppetööd ülikoolis ka läbi viima, kus just nimelt see säästva arengu hariduse põhiolemus oma ideoloogilises või sellise sisulises mõttes tähendabki seda, mida siis kasvatuspsühholoogid või ütleme, selles võtmes peavad õppimiseks, kus teadmisi konstrueeritaksegi ise. Et seda see elu peaks pakkuma ja nüüd õppejõudude professionaalsusest, õppejõudude võimest, kuidas neid protsessi juhtida, et see vajab ka arendamist ja toetamist ja see saab toimudagi läbi nende ühiste arutelude. Ma siiski arvan, et on väga palju ka neid eluprojekte, mis on lõppenud väga positiivses võtmes, kus üliõpilased tunnevad, et nad on saavutanud midagi, nad on muutnud midagi maailmas, et nad on läbi teinud ühe sellise transformatiivse õppeprotsessi ja ka kogemuse. Aga et see areneb meil iga aasta ju ka edasi. Meil antakse märku, et me peaksime jõudma ka aruteluni. Meil on tulnud mitmeid küsimusi. Tiia Lister küsis, ennem ta küsis ka minu meelest veel et ka vilistlaste edu, et kas vilistlaste toimetulek ja rahulolu õppega oma ülikoolis, me vilistlasi ju sellisena ei uurinud. Vilistlase uuringuid teeb ülikool regulaarselt muus kontekstis, et siin antud uuringu kontekstis me vilistlasteni ei uurinud, aga seda jälgitakse muus kontekstis ja seda vist jälgib ka ministeeriumist, uurib neid vilistlasuuringuid, tehakse nagu teistes kontekstides. Aga siis, kas ainult palgaküsimus oli oluline, toimetulek või kutse püsivus? Palga küsimus oli tuli välja sellest uuringust ühe näitena, et siis ollakse edukas, kui ollakse edukalt tööl. Et see edukus ei pruugi tähendada ainult kõrget palka, vaid see võib ka olla rahulolu oma tööga. Aga me teame praeguseks hetkeks ka ju seda, et pealekasvava põlvkonna jaoks lojaalsus tööandjale on tunduvalt lühemaaegsed, ehk et see töö iseloom ja töötamise viisid nagunii muutuvad, et nad ei ole selles suhtes ajas samasugused, mis minevikus. Mari Uusküla küsib, et mis on meie uurimisrühma edasised plaanid.
suured. Ma arvan, et Mihkel tegelikult alustas selle kõige suurema sõnaga juba ära. Ma arvan, et ikkagi see, kuhu me peame liikuma ühiskonnas, on see jätkusuutlikkus. Ja see jätkusuutlikkus avaldub väga mitmetel tasanditel. Nii et ta avaldub läbi inimeste, läbi võimekuste, mida me peaksime kasvatama ülikoolis sees ja ülikoolist välja poole, mitte niisugusena, et inimesel on mingid täna õppisin need ja need kompetentsid ära, vaid me tegelikult peame suutma luua selliseid struktuure, mille abil, kui probleem tuleb, me suudame neid lahendada. Ja me peame isegi ka õpiväljundite tasandil näiteks mõtlema hoopis teistmoodi, et me jõuame niisuguste õpiväljunditeni, et me kirjutame nad ka enda õppekavadesse niisugusena, et üliõpilane lõi õppimise ajal endale võrgustiku, leidis mingisugused eesmärgid, ressursid, tööriistad ja mitu korda juba käivitas seda võrgustikku selleks, et probleeme lahendada. Ja alles siis ta saab nagu pärast ülikoolist ära minnes jätkata seda asja. Ma arvan, et see on väga oluline punkt, et kui siiamaani on ülikoolis õppetöö nagu struktureeritud või üles ehitatud üsna paljuski sellise akadeemilise karjääri nagu raja peal. Ehk et bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe, siis teadlane ehk et me loome neid lõputöid, neid ka justkui selliseid akadeemilisi kirjatöid. Ja samas me teame, et akadeemilise karjääri saavad valida meil ikkagi väga vähesed inimesed. Et kas sellise akadeemilise haridusmudeli põhjal on nendel inimestel nüüd ühiskonnas sellise kujul väga palju midagi ka teha. Me peame seda ilmselt mitmekesistama ja viies praegust läbi või osaledes juhtivuurijana ringmajanduse uuringu küsimustes me jõuame taas ja taas selle kohani, et milline on inimeste teadlikkus. Me teame väga paljudest erinevatest meie uuringutest, teadlikkusuuringutest. Me ise oleme Liisa Puusepp ja Grete Arroga läbi viinud keskkonnateadlikkusuuringuid. Me näeme korduvat mustrit, et inimesed on väga hästi informeeritud kõik erinevates valdkondades. Neid uuringuid on veel väga mitmeid, mis näitavad Eesti elanike kohta seda sama. Aga et sellist terviklikku arusaamist sellest, et mida õpitud on, siis kuidas seda kasutada enda elu korraldamises, kuidas sellest informatsioonist saaks teadmised. See on olnud nagu suhteliselt nõrgasti toetatud. Ringmajanduse nüüd, me jõuame taas selleni, et protsessid, mis toimuvad ülikoolist väljapoolt, kus ülikool peaks olema eestvedaja, mitte järellohiseja, kus meie roll peaks olema kujundada ühiskonna suundumusi ringmajanduse suunas, et kas me oleme selleks valmis, kui ringmajanduse edukus sõltub sellest, kuidas elanikkond suudab aru saada sellest, mida tähendavad komplekssed süsteemid, keerukad struktuurid, mis juhivad meie elu. Et kui me mõtleme vaktsineerimise edule praegu, siis oleme me keerulises situatsioonis praegust. Aga kuidas me sellega edasi võiksime minna? Korra Marile veel, et kui Mari siin oled veel, siis meil ei ole punkti pandud ja meil on tegelikult suur plaan. Me ei tea, kas me selle plaani suudame teostada, aga et siis vahelüli on järgmine, et tegelikult nüüd õppejõudude ja õpetamise praktika selle esimese uuringu jätkuna me praegult otsime sellist fookust, et analüüsida seda, et kuidas toimuvad transformatsioonid nüüd akadeemilistel radadel ja tahaksime vaadata identiteedi, õpetamise praktika kogemuste ja heaolu seoseid. Et nüüd, kui tagasi minna õppejõudude identiteetide juurde, et siis ma väga tahan kinnitada seda, et Tallinna Ülikoolil on eeskujulik lugu, selline tõesti tähenduslik lugu jagada ja raamatus oleme ka seda rõhutanud, et meil on õppejõud väga variatiivsete identiteetidega ja kummutame ka stereotüüpi, et meie ülikoolis ei ole ainult loengud,
et õppejõud tegelikult käsitlevad õpetamist väga erinevalt ja teevadki väga-väga erinevaid asju. Ja selles osas me tahaksime vaadata, et kuidas need muutused toimuvad, et mida tehakse ja kuidas tehakse. Ja meie siis selline tulevikuplaan on vaadata ja koos oma rahvusvaheliste partneritega proovida siis luua selline projekt, mis siis keskenduks nii interdistsiplinaarsele vaatele ülikoolis toimuvale kui ka sellisele digitaalsetele lahendustele, et mida toob siis digitaalse sellise nähtuse suurem integreerimine just praeguses olukorras ülikooli kõikidesse tegevustesse. Sealjuures siis väga huvitab mitte ainult vaimne heaolu, vaid ka professionaalne heaolu on olemas selline mõiste. Ja siis tahaksime liikuda edasi identiteedi problemaatika uurimisega, et kuidas vähendada seda radikaalset ebamäärasust, mida meie siis õppejõududena tegelikult hästi palju kogeme ja lepitame ennast pidevalt sellega. Aga mis sa arvad, kas ikka peab seda vähendama, seda radikaalset ebamäärasust? Et minul jäi just mulje, nagu kui seda raamatut nii-öelda lugesin, et need kohad, kus see ebamäärusus oli need käigukangid, mille abil sai edasi liikuda ja mitmel tasandil just seal õppejõud muutusid. Et kui tal tekkis võimalus olla ühel hetkel teadlase asemel näiteks uurija hoopis teistsuguses praktikas või siis teadlasena hüpata hoopiski õppetöösse või vastupidi, eks ole. Et see kõik andis talle võimaluse, kuhu ta ise ei oleks trüginud, aga keegi tõukas ta sinna ja läbi selle ta muutus. Et ma ei oleks eluski läinud mingite ajaloolaste juurde võib-olla, et hakata koos projekti tegema ja mis toredaid asju me oleme nagu läbi selle teinud. Ja kahtlemata see pool, et mis meile ka nende intervjuude läbiviimisel nagu tohutult meeldis, et me saime tuttavaks nii paljude kolleegidega ja väga sügavalt vestelda nendega paaritunistega. Aga siin on mõned küsimused veel. Ma võtaks need vahepeale. Tiia Lista veel küsib, ma vastan selle kõigepealt ära, et kas me oleme kaasanud siis nendesse eluprojektidesse ka ülikooli väliseid praktikuid. Jah, et see on meie kaks nagu sellist head suunda, millele me oleme nagu väga palju rõhku pannud. Üks on see, et eluprojektide ideed tuleksid pigem välispartneritelt, rohkem ettevõtteid, partnereid majast väljaspoolt, pakuvad välja enda ideid, nad osalevad selle projekti läbiviimisel nagu kaasjuhendajatena ja see on olnud väga selgelt just nimelt selles võtmes mõtestatud, et tulevikus need samad üliõpilased tegelikult töötavad sellises kontekstis, kus teda ümbritsevad mitte tema eriala inimesed, vaid teiste erialade inimesed, ehk et nad õpiksid kohe probleeme lahendama koostöös teiste eriala inimestega ja et see päris elulisus tuleb siis välispartneritelt. Ja teine suund on siis, et neid ideid eluprojektide elluviimiseks välja pakuksid tudengid ise. Mida kreisimaid, mida segasemaid ideid nad välja pakuvad, seda ägedam, sest et ülikooli kontekstis nad saavad kartmatult neid proovida, kartmata, et neid tabab mingisugune läbikukkumisega kaasnev mingi häbi või sanktsioonid, et siin saab seda katsetada. Et seda me näeme järjest kasvavat numbrit, kuidas eluprojekti läbinud tudeng pakub välja ise oma idee, ta saab mentori õppejõu poolt, kes toetab teda sellises struktuurses mõttes, aga oma idee elluviimist saavad tudengid katsetada. Ja Mari-Liis Jakobson küsib, kuidas suhtuda teie uuringu ja lähenemisloogika valguses näiteks OSKA raportitesse? Võib-olla Mari-Liis saab täpsustada. Kas oleksid nõus täpsustama seda küsimust suusõnaliselt? Liitu arutella, kui sa veel oled. Tere, ja olen täitsa olemas. Tere, Mari-Liis, tere! Ma kasutan selliseid avalikke loenguid, sageli võimaluses korra arvutist püsti tõusta. Aga mis ma tahtsin küsida, ongi see, et mulle tundub, ja lükake ümber, kui see nii ei ole, aga väljaspool ülikooli vaadatakse haridust ikkagi väga palju sellise kutseoskuste perspektiivis
ja hinnatakse üsnagi nagu distsipliinide keskselt. Et võib-olla ma eksin nii-öelda selles küsimuses, aga lihtsalt huvitav oleks mõelda selle peale, et kuidas näiteks selline elu ja need arenevad ülikoolid liiguvad edasi siis sellise valdkondade põhise hariduskäsitlusega, mis ütleme, kutsehariduse loogikat nagu jälgib. Ma ei tea, kas see täpsustas. Tegelikult on sul väga hea küsimus, sellepärast, et vaata, sa ju ka teadlasena tead, et uuringud on üles ehitatud ju erinevatel raamistikutel ja ma arvan, et siin on meid eristab see, et paradigma alused on kindlasti juba erinevad ja me tegelikult tööturu väljunditega, et pigem siis Mihkli ja Liisa ja Toomase peatükk keskendus siis ülikooli tähendusele ühiskonnas ja sellele, et kuidas siis need ülikoolis toimuvad protsessid, õpetamine ja õppejõud ise, et kuidas nad ühiskonnas toimuvaid protsesse mõjutavad, ehk siis tegelikult sellises kitsamas tööturu orientatsioonis me tegelikult ise ei liikunud selles paradigmas, aga ma arvan, et OSKA raport on üks selline killukene, kus ülikooli õppejõududel tasub aeg-ajalt vaadata, et samamoodi tasub vaadata ka näiteks Praxises aeg-ajalt läbi viidavaid küsitlusi. Alates 2015 on tegelikult kõrgkooli õppejõudusi küsitletud päris usinalt ja ka Majavaadi uurimisgrupp 2015 ja need õppejõudude küsitlused, need on pigem sarnased natukene meie selle alusuuringute temaatikaga, aga ma arvan, et OSKA raportid on praegu, nad on natukene nagu teises paradigmas läbi viidud ja peamiselt siis küsitluspõhised, aga nad märgistavad siiski ikkagi nagu mingisuguseid tööturul toimuvaid muutusi, mida ülikool kindlasti peaks monitoorima ka aeg-ajalt vaatama. Katrinil on ka küsimus. Ja, et kuidas võimestada elu nõukoda nüüd haridusuuendusega edasi minema, et mitte tagasi vajuma. Tõnul on hea küsimus. Et see on nagu... Meril äkki oskab. Et mis me peaksime tegema, et elu nõukojas me nagu Larissaga mõlemad oleme, me nagu üritame ja Katrin ka ju, et sealt me saame väga hästi aru sellest ja mis tuli ka Kai sõnavõtust välja, et meil on nagu vajuda tagasi sellesse vanasse rööpasse, et kuidas me võiksime nagu siis sealt... Et mina olen see inimene, kes selles meeskonnas kõige välispoolsem oli selle elu teemaga seoses, et kui nii Kai, Mihkel kui Larissa olid väga tihedalt seotud, et siis mina olin kõige välispidisem siis, aga ma ütleks, et seal on jah väike vastuolu, et ühtepidi, et on varaseid elu siis alustajaid, kes tunnevad, et asi on liiga selline reguleeritud ja teistpidi on ju arusaadav, et on teatud sellised kvaliteedinõuded ja kui asi läheb nagu uuendus areneb, et siis ta teatud määral bürokratiseerub. Et teistpidi loomulikult kõik need sellised juhendid ja paberid ja ajakavad ja need kõik ju lihtsustavad ühtepidi. Et ma arvan, et nagu meie uuring näitas, et õppejõud on väga variatiivsete identiteetide, vajaduste ja ootustega. Et me pigem, meil ei olegi ühte ja õiget võib-olla sellist varianti, et pigem peaksime mõtlema, kuidas toetada erineva taustavajaduse ja ootusega õppejõude. Mitte ainult õppejõude, vaid tegelikult üliõpilasi. Sest et sealt tuleb see tagasiside ling, mis nagu surub meid kogu aeg neid regulatsioone ja asju jälle tagasi loksutama. Aga see võib-olla oli päris hea vastus ka Tõnu Viigi küsimusele, et kas me saime midagi teada meie ülikooli õppejõudude oskuse kohta õpetada nõnda nimetatud tulevikuoskuseid, nii nagu sellest riiklikud haristrateegia dokumendid kirjeldavad. Et ma arvan, et kui me alustaks, me võtaksime nagu sellise lõpuringina seda ka, et minu meelest nagu üks, mida me selle uuringu põhjal nagu teada saime, on see, et meie need õpetamisoskused, pädevused on väga variatiivsed.
ja meil on väga erinevaid õppejõudusid, et on kahtlemata neid, kes katsetavad, uurivad ja otsivad neid ka uusi õpetamise viise, aga on ka neid, kes pigem eelistaksid selles vanas heas sisse tallatud rajas edasi minna. Ja, et see mitte ainult, eks ju, need oskused, vaid motivatsioon ja siis ka nagu seestpoolt tunnetatud siis vajadus teha asju teistmoodi. Et mulle tegelikult meeldis see Kai mõte, et need kriisid ja igasugused probleemid tekitavad innovatsiooni, aga tegelikult need valmisolekud ja valmisolekud reageerida on tegelikult erinevad õppejõudude poole. Seal elu sees kohe alguses tehti üks väga hea asi. Nimelt paralleelselt eluga olid elutoad ja siis sellised koolitused, nagu mis aitasid sul tulla järele sellistesse uutesse meetoditesse, näiteks, ma ei tea, disainmõtlemist, mõistekaardi tegemist, igasuguseid loovaid meetodeid on õpetatud ju õppejõududele, läbi mille võib-olla sa ei oleks muidu neid asju hakanud õppima, kui see elu ei oleks sulle seadnud nagu vajadust, et sa õpid ja ma arvan, et me oleme väga, õppejõud on väga muutunud tegelikult just selles suunas, kus see küsimus oli, et meil on Tuuli tahab kommenteerida ka, et Tuuli, tere, kommenteeri. Tere! Mul on hea meel, et ma lõpus korraks ka sõna saan. Ma tahtsin tulla selle juurde, et me oleme hästi palju rääkinud siin praegu eluõppejõududest ja neist, kellel on see kogemus, aga mina õnnestus kaasautorina olla esimese peatüki kirjutajana, kes siis vaatles ülikooli õppejõudude identiteeti ja nende õpetamispraktikaid muutuste kontekstis. Ja mul on hea meel, et meil on väga variatiivne õppejõudude identiteet, kuid need kõiki ühendas, keda meie analüüsisime 3 olulist asja. Ja esimene oli see, et nad on väga pühendunud oma ülikoolile. Teine, nad on oma ülikooli arengusse valmis panustama. Ja kolmas, mida nende kõigil oli ühine, oli see, et nad tunnevad kõik suurt pühendumist õppejõududena. Ehk siis vastates Tõnuvigi küsimusele, kui rektoraat toetab õppejõudude pühendumist oma tööle erinevates vormides, siis ma ei näe küll kusagil takistust selles osas, et Tallinna Ülikool ei võiks tõesti saada uutmoodi tuleviku, kuidas see sõnastus oli siin, tulevikuoskusi õpetavaks ülikooliks. Kõik eeldused on olemas. Me juba oleme. Ja, tuli aitäh ja see on väga oluline. Tegelikult mulle veel meeldis Tõnu küsimuse esimene osa, et võib-olla me saime ülikooli kohta teada seda, et tõesti, et meil on eristuv lugu ja me eristume sellega, et see on nüüd esimene ülikool, kus tekkis siis selline interdistsiplinaarne õpe ja võib-olla siis julgustab seda interdistsiplinaarset õpet edasi arendama just see, et õppejõudude tõesti nii igapäevased praktikad kui ka isesused on nii eristuvad. Aga meil näidatakse, et me kohe peame hakkama lõpetama, aga me siis tegelikult kutsume teid tagasi ja juba aprilli esimese nädala teisipäeval samal ajal on siis järgmine seminar ja maikuus on lubanud siis seminari läbi viia Katrin Aava, kui sa siin veel oled, et siis Katrin Aava koos Katrin Karuga, nemad siis veavad Tallinna Ülikoolis õppejõudude elu, teaduselu ja see on siis üks näide sellisest kollegiaalsest õppimise grupist. Seda on ka kindlasti väga oluline jagada teistega ja me jätkame sügisel oma teadusseminaridega, eks siis tahame populariseerida sellega ka Tallinna Ülikoolis tehtavaid kõrghariduse uuringuid. Nii, väga kena. Suur tänu kõigile ja aitäh!